üks suur risk, mida mina olen näinud, on ikkagi see, et see võib langeda sellisse mustvalgesse käsitlusse, et ühelt poolt siis selline võimalus, et ükskõik, mis vaimse tervise muredega keegi tuleb, et siis öeldakse, et see on sellepärast, eks ole, et sul on oma soolise või seksuaalse identiteediga mingid muresid, et see on see üks võimalik pool, aga siis on see teine pool, et nagu siin ka tuli välja, et mis see oli 19%, et pigem ärgu avalikustagu, et jäetaksegi tegelikult patsiendi loost need teemad täiesti välja ja tegeletakse siis üksikult, ma ei tea, depressiooni või ärevuse või millegi sümptomitega, mis tegelikult on üsna absurdne, sest kui me võtame ühe tavalise patsiendi, siis me räägime, millised on tema suhted, kuidas ta elus toime tuleb, räägime kõikidest nendest teemadest, aga siis miski pärast selle populatsiooniga äkki ärgu rääkigu või me ei räägi. Mis see üldse on selline kaasav või tunnustav käsitlus, et see oleks siis selline unikaalne selline kogemust valideerivad hoiakud ja lähenemised siis praktikas. Ja on ikkagi uuringutes leitud, et need vaimse tervise näitajad on paremad, nende spetsiifiliste stressoritega toimetulekuoskused on paremad, see terapeutilise suhte kvaliteet on parem, mis on ju kõige alus, et saaks koostööd teha ja tõuseb ka ikkagi, kasvab see abi otsimine, et nagu siit ka varem välja tuli tõesti see üldse tervisesüsteemi vältimise probleem. Mis meil siis on vaja hakata mõtlema ja teha, et meil on tõesti vaja selliseid süsteemseid muutusi, alustades tõesti sellest, et see ravikeskkond peab olema turvaline ja kaasav. Et alates sellest, et meil on need sooneutraalsed tualetid või ka näiteks need samad sellised kleepekad või sildid, et inimesed tunneks, et ma saan siia tulla, ma olen siia oodatud, ma olen siin mõistetud, et siin aksepteeritakse minu soolist ja seksuaalset identiteeti ja austatakse seda. Sinna alla käib siis nimi ja kõik see muu. See nüüd tähendab seda, et tõesti see peab hakkama kuskilt juba administraatorist peale, kuni siis spetsialistidena välja.